Kreiokkana. Ja se on kyllä jokkia. Tšau. Pole ammu näinud, pole ammu siia YouTube'i midagi postitanud ja väga lihtsatel põhjustel lihtsalt ei ole olnud mahti. Võib-olla mõni on märganud, et ma olen isegi TikTokis olnud palju aktiivsem kui isegi näiteks Instagramis. Ma ei tea, mis mul järsku juhtus, aga mul hakkas kuidagi see TikToki formaat nii meeldima. Just nagu selles suhtes, et ma saan sinna palju lihtsama vaevaga teha mingi päeva nii-öelda minivlooge või üldse mingisuguse minivlooge. Ja see ei võta üldse nii palju aega, kui võtab mis tahes vlogi editamine või video editamine YouTube'i. Aga YouTube'is lihtsalt saab seda asja kuidagi palju sügavamalt teha ja põhjalikumalt muidugi. Ja üldse sinna kogukond on ka nagu täiesti teist sorti. Selles mõttes ma kindlasti jätkan YouTube'i, siin pole mitte mingisugust kahtluski. Lihtsalt ma praegu võtan vabalt. Teen siis, kui jõuan, kui on tahtmist, kõike seda. Ja nagu näha, siis mul vist täna on tahtmist ja mõtlesin, et ma teen lihtsalt alustuseks ühe päeva vlogi. Nii et teeme siis ühe mõnusa esmaspäeva ja ilm on suvine, kuigi teispäev on täiesti ulmeline tuul. Ettetatavalt juba ütlen, et tuleb väga kodune vlogike. Teile kiire update'i, kuidas mu roheline siin elab. Müstika, mis on juhtunud siin paari nädalaga. Salatik on päris suureks kasvanud. Saab juba nappida siit. Sibulat ma olen 3 osas pannud, siin on kõige hilisem. See on siis see, mis ma panin teisena ja siin on kõige pikemad. Ja tillike. Ma ei tea, tõesti, olen seda puhkust võib-olla natukene juba kuritarvitanud, sest et ma olen tõesti palju lugelenud. Ja või nagu mul on tunne, et ma olen palju lugelenud, aga samas ma olen mingi rämedalt raamatut lugenud, ma olen mingi TikTok'e teinud. Muidugi kõike seda kodustuff on ju, aga mul on tunne nagu, et ma ei ole midagi muud teinud, nagu ma peaksin tegema. Võib-olla on samas hea, et ma olen natukene seda tempot maha saanud, aga ikkagi ma ei oska hästi puhata, ma olen tunne. Ja. Et jah, see juunikuu on nii koledat ilmadega ja siuke tunne, et pole nagu kuigi aktiivne olnud. Kuigi mul oli siin vahepeal see mingi sammu väljakutse ja ma täitsin neid kenasti kuni äkki eelmise nädalani. Motivatsioon kadus täiega ära ja tegelikult võiks nagu distsipliini pealt need asjad käia, aga mul käib motivatsiooni pealt kahjuks. Nagu tegelikult, mida ma räägin, ma eile panin täiesti hull meil tagaias, nagu täiesti haige, kuidas olid seal põõsad võsasse kasvanud ja üldse trimmerdasin nagu segane mingi 4,5 tundi vist. Igatahes mul on mitu päeva olnud mingi räme magusisu ja ma ei ole sellele väga järgi andnud.
aga mul on tunne, et ma pean seda tegema. Ja mul on tunne, et ma lähen praegu Rapla. Ma ostan küpsise šokolaadi jaoks vajaminevad asjad. Tegelikult on puudu ainult või. Ja mul seisab 2 suurt õuna külmkapis, mis oleks vaja ära teha, nii et ma äkki teen siis õuna rabarberi purukokiga. Preven praegu magab, tuleb siis koju tagasi, siis tuleb tema juba üles ajada. Õhtul pidime grillima. Salat on veel vaja valmis teha, nii et teha on küll. Karin käis vahepeal Itaalias ja sellega tuli meelde, et tegelikult meie oleks pidanud ka juulikuus minema Itaaliasse. Ma vist ei ole rääkinud, aga see lükkus edasi. Ja ilmselt lükkus novembris. Sellepärast, et mu vanaema lihtsalt ei talu kuuma ja ma tahaks, et temal oleks ikkagi seal reisil hea. Nii et me vaatame, kas me siis lähme novembris või üldsegi kevadel. Kevad meeldiks mulle rohkem, et siis on ikkagi siuke nii-öelda õitsemise aeg ja läheb juba vaikselt soojemaks. Aga samas miks mitte nagu novembris minna, kuigi seal siis ilmselt nagu nii soe ei ole. Oleneb kindlasti piirkonnast. Aga jah, siuke tahtmine tuleb kuhugile reisile minna, vaadates neid reisivlooge täiesti ulme. No nii, ma olen back in business. No näha, lähme käime Raplas ära, toome manti, teeme ja hakkame küpsetama, sest et ma tahan tõesti head sellist nätsket taignast šokolaatitükkidega küpsiseid. Nii et let's go poodi ja kuulge, hoidke raha. Ja nii palju, kui mul alati meeles on, siis ma alati võtan endal poekotid kaasa. Veel paremad on ilmselgelt need riideskotid, aga minu arust need mahutavad nii vähemalt mul ei ole ühtegi suuremat. Nii et taas kasutame vähemalt neidki. Saate aru ka? Ma lihtsalt auto tahab mind maha tappa. Ma tulin praegu ema juurde trimmerit tagasi tooma ja kus ma teid olen. Ja lihtsalt hakkasin pagasnikust trimmerit võtma ja siis pumaki pagasniku uksega mööda pead ja siis mingid tükid lendavad. Ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Ja siis vaatan täiesti haige see mingisugune jupp, mis hoiab siis pagasnikus ühte poolt üleval. Lihtsalt andis järele. Nagu oli hea, et ma elama jäin. Ja nüüd ma tulin enda käsi pesama, sellepärast, et ma ei, korda ma ei saa seda anyways. Ma sain praegu napilt kuidagi niimoodi ukse kinni, et ma saaksin kuhugi edasi sõita. Kurb asi on see, et oleks pidanud minema homme ülevaatusele. Täna on ülevaatuse viimane päev ja nüüd ma ei teagi, mis saab. Teeme natuke meele rõõmsamaks. Tada! Ma tulin pojängi võtma ja Eimsil on neid nii palju, nii et ma enda maja taga lasen neil välja sõitseda ja siit ma võtan endale tuppa. Tundub, et need valged on nagu rohkem kinnised, roosad juba õitsevad ära. Võtan siis neid valgeid endale tuppa. Need on nii ilusad. Ja orantsikene. Ja vana mees. Oled vana mees või? Joo. Kallis vonni. Ja nüüd mul on autokoti ka kadunud. Ma ei saa aru, mis värk. Siin on eelmine kord, kui ma tulin trimmerit tagasi tooma, siis mul juhtus niimoodi, et mul jäi telefon autokatuse peale ja leidsin. Mul jäi telefon autokatuse peale ja ma sõitsin poodi ja siis ma hakkasin nagu poe juures otsima, et huvitav, kuhu ma enda telefoni panin. Siis tulen autost välja ja siis ma sain aru, et oh my god, kusjuures üks auto, kui ma hakkasin sõitma, vilgutas mulle ja siis ma mõtlesin, et okei, miks ta mulle vilgutab on ju. Ja muidugi ma ei viinud üldse asju kokku, eks. Ja siis vaatan autokatuse peale, telefon on alles. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga lihtsalt mulle tundub, et see mängis minu kasuks, et mu telefoni tagune
on nagu selline kummine ja ta ilmselt haakus selle autokatuse külge. Nii et mul hullult vedas. Kas enam saab olla rohkem udupea, kui mina olen? Ma isegi ei tea, kas see lause make'is sensi. Igatahes. Vähemalt nende üle saab nüüd mõni päev kindlasti rõõmu tunda. Milline lõhn neil on ulme. Kasuisa tuli. Ma räägin talle kohe kiissi. Igatahes täpselt siuke lugu. Okei, aga käime siis poes ära. Mul tõttualda läks nüüd vist magusisu üle, aga poes on käidud. Toitumine viimasel ajal nii lappes. Ma ei või. Vaadaks seda moonirulli sisemust. Oh my god. Ma ei tea, kas see võib hea olla. Mitte. Väga palju täidist. Igatahes. Poes on käidud ja pange tähele, mis kotiga ma tulin ikkagi poest tagasi. Kas ma unustasin potikoodi? Kas ma unustasin kotid poodi? Mitmenda korda emme juba proovis teha. Jah. Ja ise annan siin väga häid nippe, aga enda läheb ikka meelest ära. Teen teile toidupoe hauli. Proovisin teha nii võimalikult odava toidukorvi, kui vähegi võimalik. Seda, et ma ostsin hästi palju seda Maxima oma toodangut. Vähemalt minu arust need Mio Rio tooted on kõik Maxima oma toodangut. Ja jäätist läheb suvel meeletult. Ja Prevenil on tihti peale sõbrad külas, siis et sul on tihti peale sõbrad külas, et siis on hea, kui vahest on mõni jäätis neil anda ja et see endal keha peal nisutab, nii et siis on hea võtta ja siis ma nägin, et hea. Sinu sõpru mõtlen, jah. Ja eelmine aasta ma ostsin kuskilt jäätisautost ülihäid, nagu neid Snickers jäätised. No muidugi mitte Snickers endama on ju. Igatahes, need ei ole need sama brändi omad, aga ma mõtlesin, proovin järgi ja praegu oli soodukaga mingi 55 senti ja Snickers kõrval oli äkki mingi 1 midagi. Nii ma mõtlesin, ma proovin järgi. Ja mingi 3 euroga äkki sai. Taimo juba võttis ühe jäätised ära ka, nii et no, hästi saadud. Ma proovin ikkagi selle koogi järgi teha ja kuna see moonirull tundus nii ahvatlev seal poes, mille ma juba ära sõin, siis ma loobusin tänastest küpsistest, aga selle koogi ma teen küll ära. Nii et sinna läheb juubelitordipulber, 3 pakku. Mis keeleväärastus nüüd on, ma saa aru. 3 pakki vanillimaitselisi kohupiima, neid vanillimaitselist kohupiima ja 200 grammi läheb sinna võid. Kalis tahtis hotdogi saiu ja siis hamburgeri saiukesi. Siis mul läheb salati sisse veel hapukoort ja koogi sisse läheb ka. Muna läheb sinna. Tuli peale seal koogiima koogi söömist, koogiima ja koogi isu peale. Ma proovin seda teha. See oli täiega hea, jah? Kiirukaid, mõni pakk. Ja siis vanillisuhkur ka. Kõik see läks üle 25 euro natuke. Vot, nii. Gracias.
Barberit Pätsamaa vanaemalt. Võtan siit 2 suuremat, mis siin on. Ja lähen teen selle koogi ka ära.